ega isiklikke asju nimetataksegi sellepärast isiklikeks, et üldiselt need ei peaks kellessegi teisesse puutuma. Aga mõnikord võib isiklike suhete klaarimisel asi minna nii hulluks, et ebaõiglus lihtsalt ei mahu enda sisse ära ja siis tahad seda kellegagi jagada. Ma olen tulnud päris Kesk-Eestisse, kus üks härra tahab rääkida loo, mis tema sisse enam ei mahu. Sisse? Lähme tuppe. Ega mul selle toreda saate ajaloos ei olegi olnud eriti palju selliseid juhusid, kus ma oleks oma nimekaimuga kokku saanud, aga täna niimoodi on, et siin diivanil istuvad 2 Taavit. Saame tuttavaks siis? Taavi! Aga kahjuks see põhjus, miks ma siia diivanile olen jõudnud, on pigem ikka selline kurb ja traagiline. Sa tahad ühe päris jama loo ära rääkida? Ütleme niimoodi, et siin tuleb ikka korralikult musta pesu pesemist. Nii. Proua jäi ühe ja sama mehega teistkordse petmisega vahele. Sinu proua? Minu proua. Kui kaua te koos olite, kas te olite abielus? Vaba abielus oleme olnud, meil on 2 last. Ja kuidas siis sa hakkasid aimama, et midagi on kahtlast? Sõber tuleb, ütleb mulle, et kuule, sinu naise auto seisab, et sinu auto, ma andsin oma auto, kirjutasin naisele, et seisab tee ääres ohutuledega vilgut, seisab lihtsalt. Viga midagi, ma ütlesin, kurat, ma ei tea, et proua peaks tööl olema ja tuleb koju, ütleb mulle, kurat, mul on nii raske tööpäev, tema ei saa. Ma ütlesin, kurat, midagi möödele. Ja siis ma mõtlesin, et perset, mul on ju kõneeristus. Ma vaatan sinna. Ühtki suppi ei sööda nii kuumalt, kui keedetakse. Aga minu nimekaim sellest tõest ei juhindu. 12 kuu kõne välja võtta. Tema numbri oma. Sinu naise? Jaa, kuna kõik telefoninumbrid, kaasa arvatud kodu, internet, kõik on minu nime peal. Kõik, viimne üks asi. Ja siis hakkasin vaatama kellaaegasid, millal on helistatud. See on siis, mis kuu meil on? Jaanuarikuus on helistatud 53 korda. Nii. Ütleme siin 2. jaanuaril kõne hakkab pihta hommikul kell 4. Inimene tõuseb minu kõrvalt, joob kohvi ära, paneb riidesse, istub autosse ja paneb kõne käima. Kõne kestus on 48 minutit. Ja niimoodi kogu aeg siin. Nii 3. jaanuari hommikul 3 läbi 58 minutit, kõne kestus 47 minutit. Mina selle kätte sain, mul oleks süda paaks, mul oleksid käed värisema. See on, ma ise ei taha seda käes hoida, vaadake palun, seda materjali on siin sitapuuga. No aga siin on ju asi selge, see mõttes, et number on siin juures, kas sa siis helistasid ise ka sellele numbrile või? Ei, minu kõnesid ei võeta vastu. Sellest numbrit, jah? Ei, mina selle numbrit, ma sellele ligi ei saa. Tähendab, sellele numbrile ma võin helistada, mul on ta juba siiagi pandud, aga tema vastu ei võtta sellele. No kus kurat, ta teab mu numbrit. Ma helistan ise siis. Palun. Mina olen Taavi Libe, tülitan TV3-st. No. Kuule, mul on siin üks õnnetu härra, kes väidab, et sa olla ta pere ära lõhkunud. Mis asja? No on siuke lugu. Oda, mida vaja on? Mul on vaja teada, mis toimub sinul ja minu elukaaslase vahel, endise elukaaslase vahel. Millise elukaaslase vahel? Kuule, ära aja lolli juttu, mul on siin kõneeristus laua peal, kus ta... Tead seda, keri õige mis see haige mees oma naist nagu minu käest küsib? No sellepärast, et mina täpselt ei teadnudki, kes seal teisel pool torul on, lihtsalt tema naine on helistanud 50–70 korda kuus just selle numbri peale ja mõned kõned on siin tund aega pikad. Kas teiega on need kõned peetud või? Kõned ja kõne pikkused ei loe ju mitte midagi. Mina elan kuskil mujal hoopis ja ma ei saa aru, mis... Ma saangi aru jah, aga need kõned on olnud öösel kella 4 ajal, et te siis rääkisite siin... 4 ajal, no jah, kella 4 ajal ma lähen tööle. Aga mis juttu te rääkisite siis? Rääkida võib ikka inimesega. Rääkida võib ikka inimesega, aga kohe tund aega öösel kell 4... See pole ka mitte kellegi asi. Aga kas teie olete siis selle... Ülejäänud on tema probleem. Võib-olla räägib oma käitumisest ja asjadest ja on viimane joodik. Vot see on juba teine teema. Mina olen seda kuulnud ja ühesõnaga kas räägib ise ja otsige ta naine üles ja asjad. Kui inimesel võib-olla polegi kellelegi kurta.
kuna teda kodus pekstakse, lükatakse kõik asjad, noh. Äkki tood mingi konkreetsema näite, kuidas mina olen oma elukaaslast peksnud näiteks? No, mulle on räägitud teist peksad kaalamad, sa lükkad kuhugi, et lendab ja ma olen kuulnud, ega ma näinud ei ole, aga ega taevast ei kukku siuksed asjad. Mina ei ole oma elukaaslast kordagi löönud. No ma küsin siis otse välja, et härra Taavi on siin ikkagi tõesti murtud mees ja tunneb ennast halvasti, et midagi on nagu tema selja taga toimunud. Kas teil oli siis afäär siis? Kuradi afäär mul, kui ma peaks kõigiga afääri looma, jumal, kui ma olen sellest liiga vana mees. Kui vana te olete üldse? 60. Jumal küll, see on ju täitsa noore mehe vanus. Tuleb seal, mulle ma ei tea, mis asju siin seletama. Ühesõnaga, sõber, keri siiralt. Sa ei ole minu sõber. No bravuuri on päris palju. Ma sobiks ju nagu isa eest ju. Ma mõtlesin ka, et proua on lolliks teil, mis kuradi moodi see nüüd nagu võimalik on. Kui vanad teie olete siis? Mina olen 44, proua on 42. Siis on ikkagi selline vanem härra. Aga ühesõnaga sealt tuli ikkagi välja, et vähemalt see suhtlus toimus, on ju. Aga kas selline asi tuli sulle üllatusena, et ma kujutan ette, et ta ei mõelnud seda päris välja, et siis sinu endine elukaaslane on siin koduvägivallas süüdistanud? Tähendab, selles suhtes mina võin vanduda, et mina teda löönud ei ole. Ma olen puruks peksnud väga palju asju, aga ma ei ole löönud, teda ma ei ole löönud. Pärast pausi kroogime selle loo lõplikult kokku. Sa oled ju puhas täis joodik, oled ju. Kuulasin ära alandatud ja solvatud Taavi, kes kahtlustab, et naine on teda aastaid petnud ja lolliks teinud. Ma saan aru, et see ikkagi käibki sulle kõige rohkem isegi praegusel hetkel pihta, et kui on sellise aledalt vahele jäädud, sa oled korralikult tõestusmaterjali kogunud ja siis öeldakse, et sina oled hoopiski hull, see ju ajab väga närvi. Miks ta ei aja? Muidugi ei aja, mitte ma olen veel tagatipu joodik ka. No olen küll joodik ja ma joon küll viina, ega ma seda ei eitagi. Taavil on varuks ka salvestus viimasest korrast, kui naine käis oma asju pakkimas ja lõplikult minema läks. Aga see mul ei jäänud midagi üle, ma teadsin, et ma juba õppisin selle ära, et temaga vaidlemisega tuleb lindistada, sest ta on nagu Kaja Kallas, ta enam ei mäleta, korra ütleb, rohkem ei mäleta. Mina läksin ära, nüüd hakkasin päineks. Ta oled ju puhas täis joodik, oled ju. Pole kuskil, kelle seda pole koos olnud. Mina ei hakka kellegile midagi aru andma. Kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et ma olen kõik teinud, kõik kinni maksnud, kõik olnud, siis kurat, ma olengi tohman. Mulle teha natuke. Kurat, ostad inimesele auto, põhimõtteliselt tutik auto, ma ostsin auto, meil oli 26 kilomeetrit läbi sõitu. Ja nüüd äkki, kui mingisugune situatsioon välja ilmub, hakkab toimuma mingi ma ei tunne oma elukaaslast ära. Mis me võtame su naise käsi ette, helistame talle ka või? No vaatame. Jaa. Taavi Libe üritab siinpool. Ma olen sinu endises kodus ja ma ei ole nii vihast meest tükk aega näinud nagu sinu endine elukaaslane. Kuidas teil need asjad nüüd nii rappa läksid? Mina ei kommenteeri mitte midagi ja see ei ole normaalne, mis Taavi teeb, nii et seal on ikkagi temal on väga palju põhjus, see on alkohoolik. Muidu tal ei ole midagi nagu viga, aga jah, tal kõik on alkohoolikus sinna. Aga ma küsin, mis täpselt ei ole normaalne, mis ta teeb, mida te ette heidate? No ongi alkohoolikust ilusti ja ongi. Mina ei lase endast seekord üle sõita. Ma tean, et siit tuleb musta pesu pesemist, aga mina ei luba, ma ei lase ennast seekord niimoodi mõnitada. Minnaksegi nüüd praegu selle peale välja, et põhipauk on see, et ma olen alkohoolik. Okei, selge, ma olen alkohoolik. Joon küll viina, jah, joon, ma ei eitagi. No kui tihti sa jood siis? Nüüd ei ole, ma ei tea, jupp aega joonud. Siin vahest võtsid pooliku päradi õhtal ära, vahest võtsid liitri õhtal ära, no mis on siis? Iga õhtu või? Vahest iga õhtu, vahest mitte. Aga kui ma oleksin nii, oleksingi lihtsalt siukene alkohoolik, siis kõike, mis siin olemas on, ma ei oleks ju suutnud sebida, kaasa arvatud uus auto.
Kui nüüd kuidagi praegu vähemalt üritada seda kokku tõmmata, siis esimene küsimus on see, et sa tõid välja tõesti, et sa oled materiaalselt ju aidanud hästi palju oma abikaasat. Aga kas sa tunned, et sa võib-olla siis, kuidas ma ütlen, partnerina suhtes oled ikkagi jätnud nagu teda üksi või ei ole nii ilusasti käitunud, et kust kohast see kõik võis alguse saada? Et oled nagu halb mees olnud? No tuleb nii välja omast arust nagu kurat mina ei tea, no kõik oleks nagu olemas ju ja no tülitseme me ju kurat kõik ju vahepeal ju. Ei, no, see ongi küsimus, et kõik võib ju olemas olla, aga võib-olla armastust on vähe. Aga... Äkki on armastust vähe olnud sinu poolt? Ma ei tea, ma ei oska öelda. Ma ei tea, selle koha pealt ma ei tea, kuidas ma siis, kui palju seda siis olema peab. No, ma ei tea ju, kui palju teil on. Aga palju, naistel on vaja palju armastust. No siiamaani, kurat, mina ei tea, sünnipäevaks olen liidi ostnud, oleme toimetanud, oleme majandanud. Kogu see kuradi pesa on siin kahe peale kokku loodud. Noh, ja nüüd äkki siis, kui ilmus välja see kuradi Feedja, siis kadus ära ka armastus. Mis sinu jaoks selles väga traagilises juhtumis õppetund on? Mida sina või keegi teine oleks võinud teisiti teha? Tead, ma ise mõtlen, see tegelikult on jumala väär mõtlemine, aga tulebki niimoodi teha. Kogu suhe püsibki minu arust üleval usalduse peast. Sa pead inimest usaldama tohutult. Ja mis kõige pullim on, sa võid teda usaldada, sa pead raisk kontrollima. Ja siis teine loomoraal võiks olla ikkagi see, et kui tunned, et on asjad halvasti, siis mine ausalt lahku ja ongi kõik. Mina leian ka seda, et aga niimoodi olekski võinud see olla siis, et tipp-top, aga miks on niimoodi? No, ütle siis või midagi. Kurat, me magame ju kõrvuti ühes ja samas voodis ka. Ja siis äkki niimoodi saab armastus otsa või? Kõik. See ei ole ju mõistlik jutt. Eks kõik me ela esimest korda ja suhete lõpetamine ongi sageli nii keeruline, et selleks palgatakse isegi abimehi. Taavi püüab oma tarkusega asjast jagu saada, aga tundub, et leppimine ja mõistmine on vähemalt praegu veel kilomeetrite kaugusel.